Tere, mina olen Karin ja sa oled kuulamas Nula Inkubaatori poolt ellu kutsutud podcasti Kas viga näed laita. Siin saates räägime kõige suurematest ühiskondlikest teemadest, mis puudutavad igat Eesti inimest. Tänases saates on meil külas Riigikantselei julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonibüroo asedirektor Priit Saar. Ja saates hakkame rääkima sellest, millised kriisid meid ohustavad, kuidas valmistub kriisideks riik ja mida peaks ära tegema meist igaüks, et kriisideks paremini valmis olla. Põnevat kuulamist! Tere tulemast saatesse, Priit! Tere! Kaua sa oled kriisivalmiduse valdkonnaga tegelenud, kuidas sa siia valdkonda üldse jõudsid ja millega sa täpsemalt oled kokku puutunud selle teekonna jooksul? Ma olen tegelikult päris pikka aega juba, üle 20 aasta. Ja see algus oli tegelikult niimoodi, et ma sattusin õppima Balti kaitsekolledžisse ühele kursusele. Seal mul, see oli juba 20 rohkem aastat tagasi. Tegelikult puutusin kokku esimest korda sellega läbi selle kursuse. Meile käisid logemas erinevad inimesed ametkondadest, kuidas me kriisideks valmis oleme. See oli aastat 2002-2003 ja tegelikult seal ma veendusin, kui palju on seal tegemata, milline uudismaa see on ja mul kohe tekkis automaatselt huvi. Mind alati tõmbavad valdkonnad, kus on nagu palju teha, kus on nagu palju võimalus kujundada. Siis ma pärast seda tegelikult kandideerisin ühele ametikohale. Ma töötasin sellel ajal Kaitseministeeriumis ja seal ma Kaitseministeeriumis sisenesingi Eesti kriisijuhtimise maailma. Pärast seda ma olen erinevates ametkondades töötanud praegu Riigikantseleis, aga vahepeal ka käisin läbi Siseministeeriumi valitsemisalast Siseministeeriumis. Kõige kauem olin 8 aastat üldse politseis. Väga huvitav kogemus kriisideks valmisoleku planeerimisel ja väga lühidalt sattusin näiteks küberkriiside maailma. Ja enne Riigikantseleid olin 4 aastat Majandus-kommunikatsiooniministeeriumis, kus ma puutusin kokku kogu sellise temaatikaga nagu elektri toimepidevus, side toimepidevus, transporditeenuste toimepidevus, et ka väga huvitav ja lai valdkond. Ja praegu siis Riigikantseleis koordineerime sellist terviklikult kogu seda kriisimaastikku, mis on Eestis, et Eesti inimesed, Eesti riik oleks valmis kriisideks paremini. Millised kriisid meid siis päriselt ohustavad? Kõigil on tegelikult võimalus tutvuda ka sellise üleriigilise riskianalüüsiga, mida Riigikantselei teeb. See on ka avalikult väljas Riigikantselei koduleheküljel. Aga kui sealt välja tuua sellised kõige olulisemad riskid või ohud, mida meid võib tabada, siis kui mitte tähtsuse järjekorras, aga võtta näiteks järjest kindlasti peab olema valmis selleks, et mõnikord läheb elekter ära, mõnikord ei ole see side tagatud, et sa ei saa näiteks Facebooki, Instagrami minna, sest et see andmeside vood on lihtsalt mingil õnnetuse intsidendi tõttu väiksemad. Ja seda juhtub päris tihti tormiste ilmade ajal ja seda võib juhtuda ka mingil muul hetkel, näiteks Tallinna kesklinnas, et mingi hooletu kopamees on näiteks kaabli katki tõmmanud ja ühes alajaamas on tekkinud rike ja sealt 2000 inimest kuskil Mustamäe piirkonnas ilma elektrita X tunde. Aga kui vaadata veel laiemalt, siis näiteks me kindlasti peame valmis olema selleks, et meil kordub uuesti koroonalaadne kriis, sest et sellised epideemia puhanguid on aastakümneid, aastasadu ikka puhkenud ja nad võivad uuesti puhkeda. Ja võivad olla palju tõsisemad, kui oli see koroona, kus tegelikult see suremuse haigestumise protsent oli suur, aga mitte nii suur, kui ta võiks üldse olla mõne väga kurja epideemia puhul. Ja kui vaadata, mis maailmas toimub, kliima soojenemine, liustike sulamine ja nii edasi, siis kõik see võib tekitada veel uusi mingid kurje nakkushaigusi. Ja nende kliimamuutuste ja sõdadega tegelikult on veel üks oht, mis võib meile tulla või selline kriis, mida me elasime üle Ukraina sõja alguses, oli põgenike suur sissevool. See võib olla mingisuguse õnnetuse, sõja, mingi muul põhjusel, kus meile tuleb korraga väga palju põgenikke, me peame neid vastu võtma, peame nendega hakkama saama. Ukraina põgenikega me saime väga hästi tegelikult hakkama.
aga ikkagi oli ka tegelikult olukordi, kus me tundsime, et võib-olla kas me olid inimesi, kes mõtlesid, kas me ikkagi suudame neid kõiki põgenikke vastu võtta. Isegi tegelikult viisin vabatahtlikult neile asju ja köögi tagavara tarbeid. Ja võib-olla mida veel esile tuua on küber, et me oleme üha sõltuvamad IT-st, digiteenustest, aga samal ajal kogu see valdkond on ka väga haavatav, et kui mingid ettevõtted, kes arendavad teenuseid, ei pööra piisavalt tähelepanu küberturvalisusele, siis võib juhtuda igasuguseid intsidente, kus need teenused on maas, nad ei tööta korralikult. Seal võivad olla andmed, valed, kuna keegi on seal muutnud mingeid andmeid, et sellesse kübermaailma tuleb ka suuremat tähelepanu pöörata ja kuni selline välja, et sa pead oma sellisel isikliku küberhügieeni tasemel ka arenema. Ja kindlasti meie regioonis me peame rääkima ka sellest, et ütleme praegu, see sõjaoht on madal. Meil ei ole piiri taga sellist otsest ohtu, et naaberriik on rohkem seotud Ukrainaga, aga sõjast peab ka selles mõttes rääkima, et meie geograafiline asukoht on selline, et me ei saa ka öelda, et meil ei ole mõtet rääkida sõjast kui ohust. Kindlasti on vaja rääkida, me peame olema valmis selleks, et kui see tekib, siis me oleme valmis oma riiki, oma maad kaitsma ja me peame selleks valmis olema vaimselt, füüsiliselt, materiaalselt. Selle nimel riik pingutab, selle nimel peavad ka inimesed pingutama, et see on ka üks oht, mida välja veel tuua. Ja lõpetuseks üks asi, mida ka tuleb viimasel ajal üha rohkem rääkida, on õnnetused, mis võivad olla seotud näiteks laevadega merel. Et me teame ju, et Venemaa kasutab üha viletsamas seisus tankereid vedamaks naftat seal ida-lääne suunas ja ei ole välistatud, et see riski hinnatakse üsna kõrgeks, et lihtsalt mõni laev läheb karile tänu viletsale tüürimehele või kaptenile, põrkab mõne teise laevaga kokku. Neid õnnetusi on juhtunud erinevates maailma otstes, Eesti piirkonnas viimase 20 aasta jooksul mitte ülitõsiseid, aga isegi see näiteks 20 aastat tagasi oli õnnetus, kus naftareostus tekkis Läänemere ja seal Läänemaa rannikul ja see tegelikult oli päris tõsine. Et ikkagi 1000 linnud on õlised ja rand on seal seda õli täis, siis tegelikult inimeste, eriti kohalike inimeste eluolusega väga tugevalt mõjutab. Et need on võib-olla need riskid, ohud, mida ma nagu välja tooksin kõige olulisemana. Mis siit nagu välja kõlab, on see, et me elame väga sellises keerukas, komplekses ühiskonnas ja paljud need ühiskonna alustalad, mis katavad ka meie baasvajaduste taseme, siis need sõltuvad nii paljudest elementidest ja tegelikult ei ole üldse nii keeruline siis, et midagi juhtub ja miski läheb rivist välja ja mõtlen ka, et see kriisivalmidus on justkui miski, mis on ja puudutab iga üht sind kui indiviidi tasandit, sind kui töötajat, mõn ettevõtjat, ametnikku, et mis on see sinu nagu nägemus, et kui hästi tegelikult inimesed aduvad, et kui habras on meie selline eluviis? Tegelikult tunnetus on see, et praegu me elame väga heas kohas maailmas. Et kui nüüd see Ukraina teema kõrvale võtta, siis meil tegelikult on milles meil on hea keskkond, ütleme, aga tänu sellele ka inimesed on muutunud mugavamaks. Et need tormid ja loodustihjad Eestis on ikkagi väga nõrgad võrreldes sellega, mis näiteks siin viimase aasta jooksul on juhtunud Iirimaal, Floridas, Californias, metsatulekahjud, tormid, orkaanid, üleujutused. Meil ei ole sellised katastroofilisi loodusõnnetusi toimunud. Jah, meil on olnud olukordi, kus võib-olla elekter läheb tänu raskele lumele ära ja teed ei ole läbitavad, aga ikkagi suhteliselt lihtne. Aga ja tänu sellele võib-olla inimesed ongi muutunud mugavaks, ja meie e-teenused on ülihead, meil on ülikiire internet, igal pool sa saad sinna Facebooki, Instasse, TikTok'i minna ja ei kujutategi ette. Ja on hakatud võtma teatud asju nagu inimõigustena, et see elekter peab olema tagatud, see internet, kiire internet peab olema tagatud, teed peavad olema läbitavad, kõik peab olema hästi timm, aga tegelikult
see ei pruugi olla alati tagatud, sest need teenused ei ole nii raudkindlad, et nad kunagi ei lange nagu rivist välja ja nad võivad langeda rivist välja väga erinevatel põhjustel, tehnilised probleemid, loodus ja nii edasi. Aga ma arvan jah, ja inimesed peaksid aru saama, et ikkagi need asjad võivad juhtuda ja see ei ole nüüd sellepärast, et keegi on jätnud midagi totaalselt tegemata näiteks riigis või ka mingid süüdistada naabrit või kedagi seal poliitikuid väga tihti on hea süüdistada või mõnda ettevõtet, kes võib-olla on kogu kasumi pannud enda taskusse ja ei ole seal mingit infrastruktuuri korralikult välja arendanud. Need asjad võivad ikkagi juhtuda ka selle tõttu, et neid ei ole võimalik ära hoida. See sama loodus, et sa seda tormi nagu kinni ei pea, kui see tuleb. Ja kui mingi haiguspuhang tekib selle koroona näitel, siis ta tuli. Et kui kuskil tekib haiguspuhang, me oleme nii globaalsed, et lennukite, laevadega, inimeste liikumisega on ta päevadega siin ja sa pead sellega hakkama saama, et pigem tuleb lihtsalt kogu aeg mõelda, et asju võib juhtuda, kriis võib aset leida ja selline valmistumine võiks olla nagu rutiinne tegevus, mis ei tekita paanikat, vaid sa oled kogu aeg normaalselt valmis. Nii nagu tuleb talv, me enam väga ei... Ma arvan, et lõunamaalastel tuleb selline talv, nagu praegu meil on hea talv, aga tuleb selline lumine talv, siis neil on see tohutu šokk. Aga meile tegelikult on see muutunud rutiiniks, me oleme valmis alati selleks talveks. Riided on ostetud ja vahetame rehvid autodel ära, ei ole mingisugust paanikat. Võtame seda rutiinina, nii on ka kriisideks valmisolekuga. Ennem kui me läheme sinna kriiside valmisoleku teema juurde, siis ma tahan veel küsida, et miks on kriisidest nii raske rääkida? Ma olen ise hästi palju mõelnud sellele viimasel nädalal just seoses sellega, et me oleme viimastel nädalatel praegu rääkinud palju inimestele sellest, et kuigi me liikudes Venemaa elektrisüsteemist Euroopa elektrisüsteemi oleme kõik riske maandavad meetmed rakendanud ja meie elektrisüsteem on täiesti valmis ilma mingite tõrgeteta liikuma Euroopasse, aga me igaks juhuks oleme andnud inimestele hoiatuse ja me oleme tunnetanud, et seda hoiatust on võetud ikkagi niimoodi, et osad inimesed on pannud nagu piltlikult öeldes nagu kappama sõnumiga, et elekter läheb kindlasti ära, nüüd on kõik läbi, me peame, ma ei tea, milleks valmistuma. Meil enda tunnetus on see, et võib-olla ikkagi paljud inimesed ei ole valmis täielikult hästi kriisiks või näiteks elektri kadumiseks. Ei olda lihtsalt valmis. Ja see kas või jutt, et kas või on üli väike tõenäosus, et elekter läheb ära, tekitab nagu ikka väga tugevat hirmu, et mis ma siis teen, kuidas ma hakkama saan. Sest ma olen rääkinud erinevate inimestega, kes on öelnud, et nad on palju rohkem nagu, nad on generaatori ostnud, neil on mingid muud maandavad meetmed, nad üldse nagu nii palju ei muretse. Ja samamoodi on nendest teistest riskidest rääkides, et inimesed tahavad, mul on tunne ikkagi häid uudiseid saada. Et kõik on hästi tore, kõik on hästi... mitte midagi juhtu, sa ei pea mitte millegi pärast muretsema. Ma arvan, võib-olla inimestel on ka lihtsalt tavaelus väga palju muresi. Kuidas hakkama saada, kuidas palgapäevani üle elada, laste kooli teemad, mingid suhteteemad, nii edasi. Ja võib-olla kui veel räägitakse mingist kriisist, siis see on võib-olla osadel inimestel nagu liiga palju juba, et nad ei suuda sellega hakkama saada. Aga on siis teist sorti inimesed, kes tegelikult võtavad seda hästi rahulikult. See ongi reaalsus, tekivad tormid, näiteks inimesed, kes kuskil maapiirkondades elavad, kus ikka elekter läheb ära, nad enam väga ei lähe sellest nii erutusse. Ja kindlasti abiks on ka see, et need inimesed, kes on seotud võib-olla selliste riigikaitse või organisatsioonidega, abipolitseinikud, abipäästjad, kaitseliitlased, need on ka palju rohkem vaimselt võib-olla valmis. Nad näevad neid intsidente, nad näevad õppustel, harjutavad neid läbi, nad teavad, et see ei ole midagi eriskummalist, seda võib juhtuda. Aga inimesed, kes ei ole seotud nende tegevustega, neile tundub see võib-olla liiga tundmatu, liiga hoomamatu ja neil on just see, et neil on ebakindlus, kas nad saavad hakkama. Ja vaata, väga palju suur teema on selline sihtrühm nagu noored emad näiteks, kellel on väiksed lapsed, eriti kui ta on esimest korda emaks saanud, ma olen seda tähele pannud, neil on eriti veel, et nad muretsevad sellises olukorras mitte ainult enda pärast, vaid nad muretsevad ka siis lapse pärast, kas see suudab selle lapsele selle kindluse luua. Ja see on veel ekstra.
huvitav on näiteks vanemad inimesed, kes on just sellele vanemal ajal, nõukogude ajal elanud ja ka võib-olla isegi sõda näinud, need on jälle omakorda ülimalt rahulikud jälle, et see sõltub väga palju inimeste nende kogemusest, millised need kogemused ja elu seigad on inimestel olnud nii-öelda. No ma ise olen ka pigem seda meelt, et me nüüd ühes episoodis siis Ove Lismahoviga, kes on psühhiaater, rääkisime ka, et kuidas siis inimesed reageerivad kriisidele üldiselt ja mida üldse teha, et nendeks nii-öelda tulevasteks potentsiaalseteks ootamatusteks valmis olla. Et seal ongi nagu 2 varianti, et kas inimene nii-öelda tunneb seda muret ja hakkab seda teemat pigem nagu ignoreerima, et ei taha tegeleda sellega, sest sa nüüd saad ju teadlikuks, hakkad nagu veel rohkem muretsema. Aga teisest küljest on need inimesed, kes hakkavad nagu muretsema, aga nagu muretsevad ennast sellest läbi, et sa siis sead ennast valmis ja sul tekib selline agentsuse tunne, et nüüd sa oskad nagu kriisidega paremini toime tulla. Et ma kutsun ka siis kuulajaid ja vaatajaid üles, et kui see teema tekitab võib-olla ärevust, siis võib-olla lohutuseks öelda, et kui sa mõtled end sellest teemast läbi ja sa tekitad endale sellise nagu valmisoleku ja kas või nagu filosoofilises mõttes, et sa mõtled läbi, mida siis mõelda, kuidas ennast võiks nagu tunda, kust tuge saada, kuidas reageerida. Et ma tean, et kui tuleb siis see ootamatu olukord, et siis ma nagu ei kaota oma mõistust, et siis tegelikult see ebamugav, see hirm on juba üle elatud, et sest siis juba tuleb tegutseda, eks ju. Et ühesõnaga, et need, kellel on keerulisem võib-olla selle teemaga praegu, et siis kuulad esiteks Ove-Liisiga episoodi ja teiseks võttagi selle episoodi ja selle informatsiooni omastamiseks sükest aega ja ruumi, et see rahulikult enda jaoks läbi mõelda. Et ma arvan, et me kõik nagu muutume sitkemaks tänu sellele, et me suudame sellist nagu kainet mõistust ja sellist head nagu head sellist rahulikku olemist säilitada. Et mul endal oli ka just kriiside teemadest rääkimisel selline tore kogemus, kus ma ühel kunstiüritusel kohtasin ühte umbes 70-aastast meest, kes ütles, et maailm on kogu aeg pidanud lõppema terve mu elu. Ja siis ma olen, nii tore, tema sellist rahulikku naeratust nähes ja et ta on juba kõik see 70 aastat elanud ära lõppema pidavas maailmas, et on küll nagu lohutav ju nagu näha. Et sellepärast me ikkagi otsustasime, et me siis selles saates ka räägime kriisivalmidusest ja lähemegi nüüd siis asja juurde. Esiteks, kes üldse Eestis kriisivalmidusega tegelevad? Tegelikult sisuliselt iga asutus, ettevõtte, inimene peab sellega tegelema kriisiks valmisolekuga. Aga lihtsalt sellist nagu terviklikult kogu riigis üleselt, kõikide asutuste ettevõtete üleselt koordineerib seda Riigikantselei. Meil on selline korraldus riigis, et Riigikantselei vaatab seda tervikpilti. Et ministeeriumid tegeleksid kriisideks valmisolekuga, iga ministeeriumi allasutused ja erinevad olulised kriitilised ettevõtted tegeleks kriisideks valmisolekuga. Ja Päästeameti nagu fookus on see, et ka inimesed oleksid kriisideks valmis. Neile viiakse koolitusi läbi, nad oleksid teadlikud kriisidekst ja nende ohtudest. Ja ma ise rõhutaksingi võib-olla sellist 3+1 nagu sellist valdkonda, kus siis tuleb tegutseda, kus riik tegutseb ja kus ka inimesed peavad tegutsema. See 3 põhiteemat on olukorra teadlikkus. See ongi see, et sa oled teadlik ohtudest, riskidest. Seal on just see ka, et see läbi, nagu sa hästi rääkisid, see läbi mõtlemine sellest. Selle üks aspekt on see, et sa ei oleks sellise mõtlemisviisiga, nagu mul mõned tutvusringkonnas on, et midagi ei juhtu mitte kunagi. Et nii ei saa mõelda, et kui sa nii mõtled, et mitte midagi kunagi ei juhtu ja kui juhtub, siis sa väga paljud nagu lähevad šokki. See on umbes nii, et sa oled ju mere peale paadiga ja mõtled, et eks sa võid kui positiivselt mõelda, et seda tormi ei tule ja mitte midagi ei tule. Aga kui ta tuleb, siis osad inimesed nagu kuidagi kangestuvad. Teine on selline nagu ka nagu füüsiline valmisolek ja materiaalne valmisolek veel juurde. See tähendab seda, et sa ikkagi erinevad riigiasutused on viinud ellu erinevaid investeeringuid, et kriiside puhul need mõjud oleksid väiksemad. Inimesed ostavad endale koju mingisugused varusi, Päästeamet soovitab 7 päeva toiduvaru, et sul vesi oleks olemas, generaator, üks selline põhiteema väga paljudel ettevõtetel asutustel, et lihtsalt see elekter võib ära minna, et kui sa oled kriitiline tootja, toodad midagi, sul on see generaator vajalik.
kui sul on ikkagi mingid küttesüsteemid, asjad ei tööta ja sul võivad midagi ära külmuda ilma elektrit, siis ostad selle generaatori ja nii edasi, kus sa nagu valmistud materiaalselt ja ka nii-öelda füüsiliselt erinevate tegevustega. See üks tegevus on ka see, et kuna me rääkisime sõjaohust, praegu riik paneb väga suuri summasi selleks, et meie sõjaline kaitse oleks tugevam. Et me ei peaks kartma kogu aeg, et kui meid rünnatakse, siis me oleme nagu nõrgad. Ei, me oleme väga tugevad ja me suudame ka selle vaenlase nagu seal piiri taga puruks lüüa. Selle nimel nagu pingutatakse. Et ongi selline olukorrapilt, füüsiline ja materiaalne valmisolek ja füüsilise valmisoleku juures rõhutan ka sellist inimese tasandit, et sa olekski tõesti füüsiliselt selles mõttes valmis. Et kuidas hakkama saada olukorras, kui õues on -20 ja sa pead kuskil veetma öö näiteks mingisuguses hoones, kus ei ole kütet. No juhtub selline olukord. Füüsiline valmisolek ka see, et sa pead olema sunnitud võib-olla liikuma punktist A punkti B, raskes ilmastik olus, vihma sajab, sul on laps, sul on raske, aga sa oled ikkagi valmis, et ma arvan, üks minu nagu ka selline murekoht Eesti osas on see, et meie, ja see on laiemalt, ma olen ka erinevate välismaa sõpradega rääkinud, et meie rahva selline füüsiline nõrkus on ka üks suur teema ja teine on see ja siis vaimne nagu nõrkus, et väga paljudel on ju, noortel on üha suuremad sellised nii-öelda igasugused ATH-d ja muud teemad, ja kui me oleme tavaolukorras füüsiliselt ja vaimselt nii nõrgad, siis see kriisiolukorras läheb veel hullemaks. Et päris paljud inimgrupid lihtsalt vajavad väga tugevat abi, füüsilist abi, vaimset abi. Ja kui nad oleksid paremas seisus, siis oleks me ka ühiskonnana nagu paremini saame hakkama. Ja neljas teema on see perekonna teema, et kindlasti tavainimene peaks ikkagi läbi mõtlema selle, kuidas tema pere ja tema pereliikmed saavad erinevas kriisiolukorras hakkama, et sellele tuleb ka väga palju tähelepanu pöörata. Alates ministrist lõpetades lihtsa kuskil müüjani kuskil Eestimaa erinevas otsas. Ma mõtlengi, et siin on olulised sellised teemapunktid, et me saame rääkida füüsilisest valmidusest, emotsionaalsest valmisolekust ja siis on kindlasti, ma arvan, ka kuulajatel palju küsimusi selle kohta, et mis siin nagu maastikul toimub, et millist abi mul reaalselt nagu väljaspoolt on oodata. Et näiteks siuke küsimus, et kas riigil on ka mingid toiduvarud või et kas need minu toiduvarud on alati ainult mulle või mingis olukorras võetakse need mult ära, et igasuguseid selliseid nagu asju levib. Ütleme nii, et see valmisolek algabki tegelikult sinust endast, et mida rohkem inimene on valmis, et tal on nagu mingid baastoiduvarud on olemas, tal on mingid ravimivarud on olemas, tal on olemas, kõigil ei saa olla, aga kui sul on koht, kuhu sa saad minna näiteks suvekodu või sõprade juurde, kui on elekter ära, et sul on vähemalt koht, kuhu minna, mida rohkem inimesed on nagu mõelnud selliseid asju läbi, seda vähem nad vajavad nagu riigi abi. Riik muidugi tuleb appi teatud tegevustega, aga mida rohkem on inimesi, kes ei saa üldse hakkama, neil pole kodus isegi võib-olla ühe päeva toitu olemas. Neil on elementaarsed ravimid, ei ole ostetud. Näiteks kas peavalurohud, mingid südamerohud, mis inimestel on vaja. Siis lihtsalt võib juhtuda see, et see abivajajate hulk on nii suur, et iga üheni ei pruugita jõuda või piisavalt kiiresti jõuda. Et riik loomulikult, riigil on olemas oma ravimivarud, riigil on olemas oma toiduvarud, mida siis riik paiskab kaubandusvõrku või evakuatsioonikohtadesse, kus inimesed on kogunenud kerksuskeskustesse. Aga inimesed võiksid omada ise ka mingeid elementaarsed varusi. Näiteks selline hästi lihtne enda varu on maamiskott, et sa ei lähe evakatsiooni kohta selle mõttega, et sa ootad, et seal on selline 4-tärne hotell, et kõik on olemas, et sa lähed oma lebomatiga, oma magamiskotiga. Väga oluline asi, mida mina nagu Kaitseliidu liikmena ostsin endale ühel hetkel, oli Priimus. Et ka see on, eile sõber postitas, oli ühest ehituspoest, oli ära ostetud kõik need autos sa saad panna nagu selle pulga sisse, et sa saad nagu süüa teha. Et tegelikult sa pead nagu mõtlema läbi elementaarsed asjad ja sa muudad sellise asja nagu praktiliseks. On ka, sa võid matkama minna kuhugile road tripile või telgid asjad. Ja riik tuleb appi. Riigi üks meede on see, et riik annab sulle infot.
ohu korral, ohukahtluse korral, sa saad riigilt infot, RR, sireenid, SMS teavitus. See on see, mida riik sulle saab pakkuda. Näiteks riigi sõnum võib olla see, et selles piirkonnas on ohtlik lahku, selles piirkonnas on ohtlik varju. Et seda saab riik pakkuda. Riik saab pakkuda ka seda, et aitab sul ka evakueerida sellest piirkonnast, kus on ohtlik. Riigil on veel erinevaid mingisugused vahendid, mida ta saab sulle pakkuda, aga jälle jõuame tagasi sinna, et sa peaksid ise ka nagu pingutama ja mingisuguseid tegevusi tegema. Mulle meeldis see Rootsi elanikkonnakaitseasutuse ühe esindaja sõnum, kui ta ühel üritusel ütles, et neil on eriti otsekohane sõnum Rootsi inimestele. Ärge kogu aeg küsige, mida riik teie jaoks teeb. Mõelge, mida teie riigi või ütleme mitte riigi, laiemalt kogukonna jaoks teete. Et mida mina olen ka soovitanud, et tunne oma naabreid, tunne oma asumi inimesi, küla inimesi, kas seal on meedikuid, kas seal on jahimehi, kas seal on kaitseliitlas, abipolitseinikke, elektrikke, mingid torumehi, kes võiksid sulle võib-olla X hetk abi anda. Ja just selline kogukondlik koostöö, aga siin jõuame ka vaata sellele, et eestlased ei ole veel endiselt väga tugeva kogukonna oskusega inimesed, et see võtab veel aega, et osad väidavad, et see oli nagu nõukogude ajal hävitatud, et poleks seda nõukogude aega olnud, me oleks palju aktiivsemad. Ja muidugi tuleb juurde ka siis see introvertne eestlane. Aga tegelikult, meil oli näiteks oma külas, elan Viimsis, oli küsitlus. Üks küsimus oli see elanikkonnakaitse teemal, et palju sa üldse oma inimesi tead, kes sul seal elavad? Kas sa, kui palju sa kortermaja inimesi tead, palju sa naabermajad inimesi tead, tegelikult päris hea küsimus. Ma olen ise ka soovitanud, et oleks hea, kui sa tead, et siis sul tuleb ka see abi kiiremini ja teine, sa saad ka ise abi pakkuda. Teine küsimus oli see, mis on sinu oskused, mida sa kogukonnale saad pakkuda, mis abi rahu ajal valmistumisel ja teisel ka kriisiolukorras, mis abi sa saad pakkuda. Seal on erinevad inimesed erinevate oskustega. See on et inimeste valmisolek on hästi oluline. Et siis on ka riigil nagu lihtsam, aga riik ka valmistub loomulikult erinevate vahenditega. Ja jällegi nii palju mõtteid, millest sõnasabast kinni haarata, et üks asi, nagu sa ütlesidki, et see kriisivalmidust võib vaadata ka hoopis teisest vaatevinklist, et kui me räägime, et sa pead endale mingeid asju soetama, et siis mõtlegi, et need on matkavarustused. Et see on täpselt see, mis ma tegin, et lõpuks ometi oli mul vabandus kulutada mitusada eurot lihtsalt matkavarustusele ja ma läksin päriselt matkama ka ja kavatsen edaspidi ka seda palju teha. Nii et nagu igal juhul, et see ei ole mingisugune investeering, mis on selline, et nüüd ma pean maksma kellegi mingisuguse radikaalsete hirmude ja uskumuste tõttu mingite varude jaoks, vaid et reaalselt ma saan neid asju ka praegu ära kasutada ja kui on mingi olukord, siis esiteks mul on need asjad olemas ja teiseks ma oskan neid asju ka reaalselt kasutada. No see on jälle see, mida ma enam mitu korda korrutasin, et inimesed on et need asjad võivad juhtuda, et sa oled ühel hetkel olukorras, kus sa näiteks autoga sõidad, lumine torm ja sa oled nagu kogemata ei ole tähele pannud, et sul on kütus otsas. Ja siis sa oled seal tee ääres külmas autos või kraavi kogemata. Ja mulle meeldis see maahommikus, kui Erki Vaikre rääkis sellest, kuidas lihtsas keeles, kui sa sõidad autoga lumehange ja jääd sinna kinni, et sul võiks ikka mingi ellujäämiskott kaasas olla, kus nagu hakkama saada siis olukorras. Et sellised asjad võid juhtuda, inimesed kujutavad ette, et mitte midagi juhtu, aga sa võid olla olukorras. Ja see on hea, kui sul on mingidki vahendid olemas ja teine on see oskus selles kliimas hakkama saada, et mina olen ka, mulle meeldib kui matkata, aga ma olen tänulik sellele Kaitseliidu kogemusele, mis tõttu ma arvan, ma oskan paremini Eesti kliimas hakkama saada, sest ma olen olnud päris palju metsas ja ma tean juba, kus oskan riietuda, aga ma tean inimesi, kes nagu absoluutselt tegelikult ei oska riietuda, sest nad sõidavad autoga uksest ukseni ja isegi neil ei ole võib-olla korralikke jalanõusid, et kuskil raskes kliimas hakkama saada. Et ma arvan, et see ongi see, et võib-olla peaks ka koolihariduses sisse viima selle, et seda ei pea rääkima nagu mingist kriisiks valmisolekust, vaid lihtsalt kuidas parasvöötme kliimas ekstreemsetes oludes võib-olla kuidagi lihtsalt hakkama saada, korraldama rohkem matku ja asju. See panustab sellele, et on sellele füüsilisele valmisolekule ja mingil määral panustab sellele ka vaimsele valmisoleku, et ühel hetkel sa oledki olukorras, kus sa oled külm ja hästi halb ilm on,
aga sa pead kuidagi seal hakkama saama, leidma võib-olla koha, kus ööd mööda saata. Inimesed on ju eksinud metsa ära ja tegelikult sattunud väga suurde jamasse. Aga kui sa oled paremini valmis, sa oskad seal metsas käitudes, sa ei saa ju nii palju, ei jää nii hätta. Ja endal on ju ka palju nagu turvalisem tunne, et ma kujutan ette, et võib-olla need, kes ei taha mõelda kriisivalmidusest, võib-olla vahepeal ongi need inimesed ka, kes on kuidagi, kellele väga meeldib selline hästi mugav, urbaniseerunud elustiil, nagu sa ütlesid, et alati kõnnin puhtal tänaval oma kontsakingakestega ja olen alati natuke jahedalt riides, et ilusam jakk oleks seljas, aga sa kunagi ei mõtle tegelikult sellele, et tegelikult vahepeal peab olema soe, vahepeal pead päriselt saama nagu hanges liigelda. Et kui sa oled see inimene, kellele, kes üldse ei käi tavaliselt näiteks väga matkamas või ei pea nagu looduses hakkama saama, et siis et tegelikult peaks ikkagi panema ennast nendesse olukordadesse, kus sa just nimelt nagu harjutad seda, et ma mõtlengi, et kui palju on neid kriise, mis võivad juhtuda, kus tõesti linnas nagu üldse enam hakkama ei saa, aga nagu sa ütlesid, et see, me ei saa kunagi öelda, et seda kindlasti ei juhtu ja ma usun, et nii neil inimestel kui ka kõigil teistel on lõppkokkuvõttes nagu turvalisem, kui me kõik oleme teinud täpselt selle nagu väikese oma osa, et see on hästi hea argument, miks võiks öelda, et mitte keegi ei saa meid nagu täielikult sellisesse mugavustsooni jääda, kus ei pea üldse mõtlema selle osas, et kuidas minu, ma ei tea, keha selles külmas tuules või palavas on ja hakkama saab. No siin on see, et ma ise olen mõelnud seda, et peaks seda kriisidest rääkimist tegema, mitte sellise nagu hirmutamise või käskivas toonis, et kohe algab sõda või kohe siin võivad mingid õudsad asjad juhtuda, et olge valmis, et ma näen, et siin inimesed blokivad ära. Et pigem rääkida sellest kui rutiinsest osast sinu igapäevaelust. Et võib olla olukord, kus elekter läheb ära, võib olla ekstreemne torm, võib juhtuda, et tekib mingi haiguspuhang, kus sa pead kuidagi seal isoleerituna hakkama saama, et need asjad rääkida rahulikult, neid asju juhtub ja teine ka, et see Eesti nüüd ei ole nagu mingi ekstraordinaarne koht, kus siin peab ka kriisideks valmistuma, et kriisideks peab valmistuma igal pool maailmas. Lihtsalt erinevates maailma otstes on võib-olla erinevad nagu kriisid. Et alles hiljuti ma nägin skeemi, kus oli näidatud USA's nende tormide piirkond. Et loomulikult Ameerika Ühendriikides on piirkondi, kus nagu tugevad tormid on nagu palju tihedamalt juhtuvad kui mingites piirkondades. Floridas, seal lõunaosariikides on pidevalt suured tormid, Californias torm ei ole, aga Californias on maavärinad, Californias on metsatulekahjud. Et näiteks ühel kohtumisel Austraalia, Uus-Meremaa ja Jaapani esindajad ütlesid, et nende, ütleme, sellise riigieelarves ja kriisideks valmisoleku investeeringutes lihtsalt kõik loodusoludest tingitud asjad on üha kasvavas trendis. Et see kliima läheb üha karmimaks, mis tõttu nagu et nad peavad sellega tegelema ja ei ole maailmas piirkondi, kus nagu kriisideks valmisolek on täiesti nagu null, et sellega üldse ei pea tegema. Islandi üliturvaline maa, seal pole kunagi olnud sõdu. Aga seal purskavad aegalt vulkaanid, terve linn tuli evakeerida. Seal on väga ekstreemsed ilmaolud, kus pannakse teed kinni, et lihtsalt palun üldse sinna minge. Et lihtsalt seal on nii, et kui sa lähed, siis sa kaod sinna kuhugile lumetuisku, et samamoodi valmistuvad. See on, eks igal riigis, igas piirkonnas on mingi selline ohtude punt, millega tuleb tegeleda. Ja lihtsalt inimestele tuleb selle selgitada ja ei ole mingisugust paanikat, sest see torm tuleb, see maavärin võib tulla, sa ei ütle, et stopp, et ei tule ja see on välistatud, ei ta võib tulla. Ja meil samamoodi need tormid ikkagi tulevad ja on ju viimase 4-5 aasta jooksul on päris palju suuri torme juba olnud ja nad võivad ainult tugevamaks minna. Jah, et ma arvan, et see tulevik oskab alati meid üllatada kõige huvitavamatel viisidel. Et selles mõttes küll me oleme Eestis ikka täiesti ära hellitatud, et loodus on meil siuke paras pehmo, et mitte miski meid tegelikult ei ohusta. Aga tegelikult ükskord ma sain ka sellest kriisivalmiduse vaatest nagu aru, et nii paljudes kohtades ongi, sul on maavärinad, sul on mingid tornaadod, vulkaanipursked, kõik, ma ei tea, hävitab su kodu või kogu su, ma ei tea, kõik, mis sa oled terve elu nagu üles ehitanud nagu silmapilguga. Meil on lihtsalt siuke loodusnähtus nagu Venemaa. Vaata ka vahepeal nagu purskab võib-olla. Et sa kunagi nagu ei tea, nagu on tunne, et saab ära hoida. Aga mõtlesin ka, et huvitav, kas selle sõjaohu poolest on ka kuidagi nagu raskem toime tulla. Et nagu loodusele sa ei ütle, et sa ei saa kuidagi looduse peal pahaseks.
aga inimese peale on kuidagi lihtsam pahaseks saada või inimest süüdistada või näiteks mõelda, et see oli kuidagi nagu välditav, et noh, kindlasti ma arvan, sõja puhul on see lihtsam nagu meil manipuleerida seda tulemust, aga et vähemalt mul enda jaoks on nagu lohutav mõelda, et see elu siin planeedil ongi selline, et alati ongi mingisugune jama, kuskil võib juhtuda, see muutus ja see elu, sellega ongi vaja pidevalt kohaneda, et nagu oma ajus ka sellist nagu toonust hoida, et noh, et mõelda, et olla tänulik selle rahu eest, mis meil praegu on. Ja tunda end mugavalt ka mõttega, et vahepeal peab enda nagu olemist muutma, nagu valmis olema, reageerima kuidagi ja et see ei ole ka maailma lõpp, et see on nagu alati nii olnud. Jah, see on näiteks, kui sõdadest rääkides, on ju maailmas piirkondi, kus tervet inimpõlved on ainult sõjas elandki. Afganistan, seal algas see 70. lõpus pihta ja noh, nüüd on okei rahuaeg Talibani all, ma ei tea, kui rahulik see on. Meil on lihtsalt see, võtame meie piirkonna, meie oleme olnud nüüd, ütleme, 45. aastast saadik on meil olnud rahu. See on üle nüüd juba 70, varsti 80 aastat rohkem, aga samal ajal näiteks võtame meie vanaisade või vanaisade ja vanaemade põlvkonna, kes elas üle nagu 2 suurt sõda, sisuliselt 30-40 aasta jooksul. Esimene maailmasõda ja siis kohe 30 aastat, 20 aastat hiljem, kohe veelgi hullem teine maailmasõda. Ja on olnud piirkondi, kus jah, pole üldse sõda, see ei ole üldse teemagi, et mingi sõjaohtu on. Aga lihtsalt ja ma olen ka kuulnud arvu, et Eestit on rünnanud Venemaa läbi aasta sadade mingi 40 korda nii-öelda. Et see viitab sellele, et võib ka tulla 41, 42, aga lihtsalt praegu pingutatakse selle nimel, et seda ei tule. Ja selle üks konkreetne meede ongi see, et lihtsalt me investeerime rohkem relvadesse, laskemoona. Et lihtsalt valmistud sõjaks, tagad võib-olla selle, et seda sõda ei tulegi. Et kui vanad roomlased ütlesid, tahad rahu valmistu sõjaks. Et seda tuleb teha ja siin lähiajal võib ka otsuse tulla veelgi rohkem, tuleb nagu sinna panna rahalisi vahendeid. Ja minu tutvusringkonnas ka paljud on võtnud tegevust, kuidas sõda ära hoida. Sellega, et nad osalevad aktiivselt Kaitseliidu tegevuses, osalevad aktiivselt naiskodukaitse tegevuses, et kui ikkagi iga reede sõidavad üle Eesti 10, 100 veoautod, mingid õnnelike nägudega, laigulistega mööda autoteid, mingi Google metsa, siis see on ka mingil määral nagu heidutus. Et siin ei ela lihtsalt mingisugused inimesed, kes ei ole valmis oma riiki kaitsma, vaid siin elavad inimesed, kes on väga tõsiselt valmis oma riiki kaitsma. Ja noh, ja võib-olla ja sellega näidatakse võib-olla ka vastasele, et kui äkki mõtlete nagu 2 korda enam, kui te nagu proovite midagi. Ja noh, meie suur eelis on muidugi see NATO liikmelisus. Et see annab meile väga palju eeliseid, et me ei ole üksinda, et nii-öelda pisik Eesti ja suur Venemaa, vaid meie selja taga on ka teised suured sõbrad, et see annab meile ka hoopis teise nagu tunde, aga ikkagi igaks juhuks peab olema valmis ja sinna investeerima ja tegelema nende plaanidega ja olla valmis. Ma mõtlen ka, et sa ennem juba rääkisid sellest, et inimesed lähevad tihti peale lukku, kui me hakkame sellest kriisidest rääkima ja juba tuli sõjateema lauale. Et ma märkan ka seda, et tihti peale öeldakse, et kui siuke asi juhtub, siis see on nagu selline katastroof, et niikuinii saan kohe surma. Et mida ma ikka nagu mingi valmistun, et niikuinii saan kohe surma ja siis ei ole enam vahet. Ma kuidagi näen, et see tegelikult ei ole päris nii, et isegi kui olukord on väga kehv, siis üldjuhul sa ikkagi oled siin, sa oled elus, võib-olla sul on mingi pered, lähedased, kelle eest nagu ka vastutada. Ja sa pead ikkagi kuidagi nüüd hakkama saama. Et mis see on see tõenäosus siis, et saan kohe surma või siis tegelikult ikkagi nagu me suudame need kriisid tavaliselt ikkagi ületada? Vaata, see surma saamisega on ka nii, kui suunast rääkida, sa võid surma saada ka Tartu Tallinna maanteel, mingi õnnetuse tõttu ja mingil muul põhjusel. Mul on endal olnud aeg-ajalt, ei ole otseselt, aga kui ma sinna lennukisse istun, siis ma alati mõtlen ja korrutan endale, et siin on nii palju toredaid inimesi, see lennuk tõenäoliselt ei kuku alla. Aga see on naljakas, kui ma iga kord seda nagu mõtlen, sest see on tegelikult väga ebakindel keskkond, kuhu sa lähed. Ja sõjas on niimoodi, et sõjas võib juhtuda, et sinust läheb kõik mööda, see möll. Et seal on ka ju sellised piirkondi, kus on rohkem sellist sõjategevust. Ja siin mängib ka rolli see, millega nagu Päästeamet on ka pingutanud, et
et kui sa jääd sinna nii-öelda sõjapiirkonda ja sa ei ole saanud sealt eemale minna, siis sul võiksid olla sellised elementaarsed teadmised, mida sa oled seal Päästeameti korraldatud koolitustelt saanud või mingit infobuklettidest, et kuidas siis varjuda sellises olukorras, kui pommid plahvatavad. Et see on ka ju selline tõesti elementaarne teadmine A ja O, et lähed Google'i sellisesse kohta, kus on mingisuguse kus nagu killud, ütleme, mis maapinnal nagu liiguvad sinule ei jõua või lähed Google'i keldrikorrusele, liigud üldse eemale mingitest hoonetest ja nii edasi või kuskil, kui sa jääd tõesti olukorda, kus pomm kohe plahvatab, siis liigud tualetti, akendest eemale, kõik sellised elementaarsed asjad, et külma sõja ajal tegelikult õpetati seda päris palju Nõukogude Liidus ka, kui mina olin väike laps ja kõige huvitav on see, et kui ma olin väike laps, ma olen meenutanud, ma ei mäleta, et meil oleks olnud paanika või selline hirm, et toimusid koolides tsiviilkaitseõppused, jooksime nagu nende gaasimaskidega ringi. Aeg-ajalt ma mäletan kaadreid, kus ma olin väikesest maakoha asulast pärit, üle 1000 inimese toimusid mingid üle asula sellised tsiviilkaitseõppused, kõik täiskasvanud inimesed osalesid, tegid seal esmaabi, vedasid kanderaamidega, meil lastel oli hästi põnev, jooksime ringi ja ma üldse ei mäletanud, et oleks olnud sellist mingit tohutud ängi sellest rääkides, et tegelikult Nõukogude Liidu ajal ka ju valmistati ühiskonda ette tuumasõjaks, aga praegu on kuidagi võib-olla ongi, et me oleme sellises heaolu ühiskonnas ja sattunud kui heal ühiskonna faasi ja kuidagi keerulisem on nagu rääkida. Iisrael, Lõuna-Korea, Taiwan ei ole nagu kuulda, et seal toimuks mingit tohutut paanitsemist, et valmistutakse, viiakse läbi väga suuri tsiviilkaitseõppusi Koreas näiteks, Taiwanis. Iisraelil on ka selline mentaliteet, et neil ei ole Google'i minna, kuhu nad lähevad. Nad ei vii oma riiki ära, nad peavad seal hakkama saama. Soome muuseas, mul on ka selline tunnetus, et soomlased võtavad ka palju enesekindlamalt, paljud tuttav on rääkinud seda. Me oleme siin talves ja me võitsime, jätkusõja järel suutsime ka tagada oma iseseisvuse. Me suudame ka 3. korda, kui vaja on ja selline enesekindlus on ühiskonnas palju tugevam. Ma arvan, me peaksime ka rohkem hakkama rõhutama seda enesekindlust, et me saame hakkama. Meil on sõbrad, liitlased ja me ei pea nagu, me võime suuta ka selle sõja ära hoida, kui me oleme piisavalt valmis, meil on head liitlassuhted, et seda ei tulegi. Jah, see oht võib olla ja seda ohu vastu ei saa mitte midagi, sest me ei saa kontrollida, kes seal vastas vaenulikus riigis võimul on. Ja osad arvad, et kui Putin sureb ära, et siis tuleb midagi paremat, võib hoopis hullem tegelane tulla. Vaadates, mis Vene ühiskonnas nagu toimub, seal ju kasvatatakse lasteaiast saati mingisugust militaristlikku põlvkonda, et me peame aru saama, et see ühiskond ei muutu seal võib-olla 50 aasta jooksul, võib-olla ei muutugi 100 aasta jooksul, et see on lihtsalt ja mul on isegi mõnikord Vene inimestest kahju, et nad on elanud ju üle 100 aasta ju täielikus raskes olukorras ja see on nende mentaliteeti muutnud väga paljudel. Aga me peame nii, et hakkama saama, see on meie kodumaa siin ja me ei suuda seda Eestit nagu kuhugile mujale viia, Iirimaa kõrvale läbi Taani väinade. Aga mis üks nii-öelda indiviid peaks tegema, et ennast nii-öelda emotsionaalselt valmistada kriisideks ette? Et nüüd lihtsalt ilusti kas üle korrata või veel mingid asjad nii-öelda üle jalutada, millest me võib-olla veel ei ole rääkinud? Üks asi, mida on soovitatakse aegalt ka, et võib-olla mitte liiga palju neid igasuguseid uudiseid ka jälgida, et neid videos ja asju, et osasi nagu see traumeerib. Ja eriti tuleb suhtuda praegu eriti kriitiliselt sotsiaalmeedias liikuvatesse videotesse, et see TikTok ja see, et mul on nagu tütred nagu kurtnud, et sa ei kujuta ette, mis kampaaniad seal TikTokis tehakse, hirmukampaaniaid, aga ikkagi selleks, et vaimselt nagu valmis olla, ma arvan, üks mõte on see, mida me ennem rääkisime, et sa ikkagi sa tunnistad, et need asjad mõnikord võivad juhtuda, mingid riskid, elekter võib ära minna, side võib ära minna, võib tekkida mingi epideemia, sul küberründe tõttu võivad mingid asjad mitte töötada, et see ei ole nagu mingi maailma lõpp, sellised asjad võivad juhtuda ja igast olukorrast on väljapääs. Et on olemas ametid, ettevõtted, kes tegelevad kõik endast oleneva, et see olukord taastada, algne olukord, see olukord ära lahendada ja sinul võiks olla see mõte, et
et kuidas sina siis selles olukorras hakkama saad, ongi see, et sul on mingit toit olemas, sul on mingi koht võib-olla kuhu minna, kus sa saad selle elektrikatkestuse üle elada. Sa oled ikkagi tutvunud selle ole valmis juhistega, oled nad nagu mõttega läbi lugenud, mingisugused järeldused sellest teinud, mingid otsused teinud oma varustuse täiendamisel. Soovitav on kindlasti näiteks tegeleda ka sellega, et sa ikka aeg-ajalt täiendad ennast esmaabi osas. See võib olla kriisis vajalik, see võib olla ka väiksemas minikriisis vajalik, et su kõrval inimene saab südameataki ja sa oskad vähemalt midagi teha või näed, kuidas keegi kukub rattaga. Sellised nagu pisikesed asjad ja kui on rohkem huvi nagu panustada kodanikuna, siis lüüa kaasa oma külakogukonnas, seal kus mõelda seal kaasa, ühineda Kaitseliiduga, olla abipolitseinik, abipäästja, et anda seal oma panus, et mida rohkem inimesi tegelikult lööb kaasa ühiskondlikus tegevuses, seda rohkem me oleme nagu tugevamad ka. Ja lõpuks on see, et ole lihtsalt tore inimene, tee oma tööd hästi, ole hea elukaaslane, ema, isa, kolleeg ja see on ka juba panus sellesse, et riik oleks nagu tugevam. Et ei pea kindlasti hullult nagu mingi toiduvarum kogu aeg tegelema või mingi Kaitseliitu minema, aga kui sul mingid baasasjad on olemas ja mingid baasasjad on läbi mõeldud ja lihtsalt oled nagu hea inimene, see on ka juba pool võitu. Vähemalt, et sa teed nagu seda kuidagi teadlikult, eks ju, et sa oled nagu läbi mõtestanud. Ma mõtlen ka, et kui sa oled nagu tore inimene, et siis on suurem lootus, et teised tahavad ka sind aidata. Või näiteks selline huvitav nüanss, et sinu võti või selline tugevus sellises keerulisemas situatsioonis võib ka olla see, et sa lihtsalt tunned palju inimesi või et saad nagu tead kogukonnas palju inimesi ja sinu suurim väärtus ongi need suhted. Et meil kõigil on erinevad rollid. Muuseas, suhted on kriisijuhtimise A ja O. Et sul võivad olla suurepärased igasugused kriisiplaanid, oled sa välja mõelnud mingisuguse väikse seltskonnaga või suurema seltskonnaga, aga üldse elus suhted mängivad väga suurt rolli, et saada tööd või head tööd või kuskile, ma ei tea, midagi muud saada. Aga kriisis on nad üliolulised. No ma enne mainisin, et sul on igapäevaelus on ka vaja elektrikke ja torumehi. Kriisis on sul eriti neid vaja, kes sul võib-olla aitaksid mingid asjad ära parandada või mingid asjad korda teha. Ja just nimelt igasugused muud inimesed, kui sa ei ole tõesti suutnud toitu varuda, siis äkki keegi hea sõber sul annab seda toitu. Või sul on koht, kuhu minna, kui sul näiteks kodus on liiga külm ja ekstreemne olla, et need suhted on üliolulised, et panustage tõesti suhetesse ja headesse inimsuhetesse ja olgem võib-olla kogukonnas ka nagu aktiivsemad inimesed. Et kogukond on ka see, kes võib sulle abi anda kriisiolukorras, kui sa ei ole tõesti. Sest ma saan ka sellest aru, et paljudel inimestel on nii kiire elu, nii tihe programm, et neil ei ole võib-olla aega kogu aeg mõelda, et kas neil on see 5 päeva või 3 päeva või 7 päeva varu olemas, et aga kui on ka see 3 päeva varu, siis läbi suhete sa saad seal 4 päeva ka seal juurde üleelamiseks või sa saad mingi olulise oskus inimese enda lappi, kui sul on vaja näiteks, ma ei tea, vesi välja lasta sealt torudest, et see mitte torud läbi ei külmuks või nii edasi. Kiiresti katus ära parandada näiteks. Ja, et ma tean ühte lugu ühelt tuttavalt, kes sisuliselt oli niimoodi, et ta avastas, et tal vist see tormi või selle tugeva tuule tõttu hakkas vaatama, et see midagi imelikult koliseb seal katusel. Ja ta nagu kiirkorras helistas oma tuttavale ja see tuttav nagu sisuliselt, seal oli nagu tundide küsimus, kui oleks see katus nagu minema lennanud, et hea, et tal oli see tuttav. Hea, et ta tuli ise selle peale, et üks asi, mida ma ka soovitan inimestele, üks kriisiks valmisolek nagu baasasi on see, et mida ma olen tähele pannud ise nagu korteriühistu inimesena ja ka eramajas elanuna, et paljud inimesed on tehniliselt ka väga nagu sellised, nad ei tea oma vee- või elektrisüsteemide asju ja nagu väga hädas, kui mingit rike tekib või mingi probleem, et mingi baasasju tuleb ikka ise selgeks endale teha. Ja teine on see, et siis vähemalt on sul keegi tuttav, kellega sa saad konsulteerida, sest et väga paljud kriisid võivad eskaleeruda sellest, et sa lihtsalt saad oskamatu, sa ei tea, mingist väiksest asjast ei oska nagu midagi aru saada, et seal on mingi probleem ja see väike asi eskaleerub väga suureks kriisiks. Sul mingi toru lõhkab või mingid asjad kärssavad läbi seal elektrisüsteemis ja ongi sellest väiksest kriisist saanud suur kriis. Et jälle sidemed ja ise ka teha nagu selgeks selle hoone, kus sa elad, need mingid baasasjad, millega, kas või see katuse teema, et ikkagi vaata, kui sa ostad mingi hoone või edasi, vaatad üle, et kas sul ikkagi
kutsud kas või mingi ehituseksperdi juurde, et kas see katus ikka on piisavalt okei. Noh, sealt hakkavad kõik asjad pihta nagu, et mitte ei juhtuks mingi suur jama. Selle suhete teema kokkuvõtteks ma kuidagi rõhutaks selle üle, et kui keegi mõtleb, et sa lähed siis kellegi teise juurde seda elektrikatkestust näiteks üle elama, et siis kas need sõbrad ka siis teavad, et sa sinna lähed. Et tegelikult on ju, mina olen, ma arvan ka enda tutvusringkonnas nagu see üks, kes elab maal, kellel on ahiküte, mingi oma kaev. Et siis on, ma kujutan küll ette, et kui on kriisiolukord, siis kõik järsku nagu tulevad, aga tegelikult sellega võib ka arvestama, et võib-olla neid peresid, kes tuleks, on väga palju, eks ju. Et võtta siis vähemalt oma vesi ja oma toit kaasa, et siis võib-olla nagu maub ära, eks ju. Aga muides see oli hea asi, mis sa rääkisid, tegelikult tuleks ära kommunikeerida. Et mina olen ikkagi mitme maal elava sõbraga ära kommunikeerinud, et äkki ma tulen, kui vaja on ja muidugi tule. Me oleme ka rääkinud ühe Norra sõpradega, et äkki meiega vajadusel mingi osa minu lähedastest tuleb sinna. Kõik on ära räägitud, nad on nõus. Isegi on koht, kuhu tulla olemas, et tegelikult on vaja rääkida. Ja teine, mida ma olen rääkinud, ma soovitan ka rääkida täiesti avatult oma lastega ja tuttavatega nii-öelda konstruktiivselt, milline sinu nagu kriisiplaan on. Mina olen oma lastega seda arutanud. Olen ka küsinud otse, et mul on erinevas vanuses lapsed, et kas te tunnete nagu mingit hirmu või teemat, mis toimub, on ja osad on öelnud, et teatud nagu sisemine ärevus on. Siis me oleme ka arutanud erinevaid plaane läbi, et mis erinevates kriisiolukordades võiks olla tema nagu nii-öelda plaan, kuidas nagu mitte nagu hätta jääda selles kriisiolukorras. Tegelikult tuleb nagu rääkida, aga seda tuleb rääkida niimoodi, et sa jälle ei maali mingit nagu mustades toonides seda asja kõike. Et siis nagu võidakse vaadata, et sa oled nagu natukene pessimistlik inimene, aga kuidagi nagu rahulikult ja normaalselt seda arutada. Et ja mul on see hea meel, et minu näiteks tütred on kuidagi väga rahulikult suudavad minuga seda rääkida. Ei ole nagu mingi issand jumal, ma ei taha sellest rääkida. Et võib-olla siis ma olen isegi mõelnud, et minu tütred, et nad on nagu võtavad asja nagu normaalselt. Et need asjad võivad juhtuda. Ja mingid asjad võivad maailmas juhtuda, et ei ole välistatud need asjad. Ja ma arvan ka see, et tegelikult lihtsalt mida rohkem sa räägid, seda tavalisemaks see nagu muutub, et kui sa suudad nagu väga rahuliku hääletooniga kõik need asjad ära rääkida ja ilmselt sinu lapsed on seda palju näinud, et räägid sihukestest kriisidest ja asjadest, et see ei ole nagu midagi, et hommikusöögi kõrvale ja õhtusöögi kõrvale natukene, et siis see kuidagi ei tekitagi sellist nagu emotsiooni. Et ma arvan, samamoodi on nagu see, et iga uue inimesega, kellega sa seda teemat arutad, see võib-olla alguses paneb siin natuke ebamugavalt tundma, et see on nagu mingi uus teema, et oi, kas sina ka kardad, et see tekib nagu selline ühine hirm järsku, aga samas on see, et kui sa sellest teemast siis nagu natuke räägid ja see kuidagi laheneb ära ja muutub nagu selliseks tavaliseks. Aga mida ma olen nagu tähele veel pandud selle sünkroniseerimise kampaania osas, aga veel mingite kampaaniate osas, vaata kui vahepeal Päästeametigi seda varjumise kampaaniat. Ma saan aru, et meil ikkagi on veel vaja oskusi arendada, kuidas erinevate sihtrühmadeni, üldse inimesteni jõuda. Et kui ikkagi tütar läheb oma elukaaslasega või boyfriendiga läheb kinno ja lihtsalt tahab ilusat filmi vaadata, siis tuleb ekraanile kaader. Kui on pommirünnak, palun varjuda. Ja temal jooksis juhe kokku, et miks praegu, kas meil hakkab sõda. Et selline nagu, et me peame mõnikord tegelikult rohkem küsima inimestelt tagasisidet ja võib-olla siis oma neid riskikommunikatsioonikampaaniaid nagu timmima. Et ma ise nägin ka seda pärast hiljem kinos teise tütrega ja noorema tütrega, siis ma ka vaatasin, et ma ei tea, kas sa ikkagi, ma ei tea, kas ma tahan nagu enne mõnusa filmi vaatamist kohe mingit varjumise teemat nagu siin hakata nagu mingid varjumise ohuteavitust tegema. Et me peame natukene nagu rohkem mõtlema, et lihtsalt inimeste tagasiside järgi ka olen hästi palju hakanud mõtlema, et me peame rohkem võib-olla kasutama ja kaasama riskikommunikatsioonis, kriisideks valmisolekus, rohkem psühholooge, ühiskonnateadlasi, kes nagu oskavad natukene mõelda, kuidas inimestele seda asja rääkida. Aga näiteks ma olen ka arutanud seda, et kui inimesed ostavad massiliselt kokku generaatoreid või vett või praegu igasugused vahendeid ostetakse kokku, ega see nagu halb ka ei ole. Lõppkokkuvõttes on ta ju paremini valmis tänu sellele. Et kui nad ei ostaks seda, siis oleks veel hullem tegelikult. Et võib-olla mõnikord võtta ka rahulikult, lased ostavad siis poed tühjaks mingitest kraamidest, ongi hea. Kas riik kuidagi selleks ka valmistub, et kui inimesed lähevadki emotsionaalses mõttes kuidagi paanikasse?
sul on sellised plaanid, mida teha siis, kui tuleb mingi massipaanika? No kindlasti, see on nagu strateegilise kommunikatsiooni teema, et siis tuleb rõhutada sellist nii-öelda rahustavat tooni anda ühiskonda, rõhutada, et tegelikult kõik kontrolli all, investeeringud on oluliselt tehtud, riigis on olemas pädevad asutused, kes tõesti saavad selle olukorra asjaga hakkama, et ärge muretsege nii palju. Et siis on vaja nagu, sa pead kogu aeg strateegilises kommunikatsioonis timmima, paned natukene luumi peale, siis võtad tagasi, timmid seda sõnumit, et see on kogu aeg selline timmimine, see on nagu kogu aeg nagu sa doseerid seda asja. Sest et mõnikord näed, et võib-olla võib natuke rohkem rääkida, siis jälle ütled, et räägime vähem. Ma arvan, et mina olen see üks tüütu inimene olnud enda sõpruskonnas, kes kogu aeg natukene räägib mingitest kriisidest ja ma arvan, et mõne inimese ma olen ka päriselt ära tüütanud sellega, aga samas ma mõtlen, et mind isiklikult rahustab see nii palju, et kui on mingi paanika kelleski, siis see on praegu, mitte siis, kui on päriselt jama. Et siis ma olen, et elame selle hirmu nüüd nagu koos läbi rahulikult, kus kõik on nagu stabiilne. Ja siis, kui on päriselt vaja tegutseda, et siis nemad ei ole need inimesed, kes lähevad kuskile paanitsema, et veel nagu juurde kütta, eks ju, vaid et siis on kõik välja mõeldud, sa tead, sa tegutsed rahulikult ja küll kõik saab korda. Ja see mustades toonides ei tohi rääkida, et on ka tuttavad, kes räägivad seda liiga mustades toonides ja ma näen, et inimesed kiiluvad kinni, nad ei viitsi üle 3-4 minuti seda rääkida. Aga mul teine väga hea sõber ütles, et kriisideks tuleb valmistuda, ta on täiesti erasektori inimene, ei ole üldse selle julgeoleku valdkonnaga seotud. See on normaalne, tuleb valmistuda, aga ilma paanikata. Selline rahulikult võtta seda nagu elementaarset elu osa ja mitte nagu minna närvi ja hakata seal veel tuttavaid ka nagu üles ajama, et nüüd on kõik läbi ja kohe saab kõik läbi ja nüüd me peame, ma ei tea, kuidas me üldse hakkama saame. Ja veel teine teema, et siis hakatakse veel otsima, kes süüdi on üldse selline olukord on tekkinud, et ei ole mõtet süüdlast otsida, kui mingi olukord juhtub või hakkab juhtuma ja on juhtunud, et siis tuled ikkagi pead hakkama saama, peame koostöös koos erinevad osapooled hakkama saama. Ja ma arvan, üks oluline teema on ka see usaldamine, et peab rohkem usaldama ikkagi ka riigi sõnumit või läbi rahvusringhäälingu kriiside või riskikommunikatsiooni osas. Et ma arvan, üks teema, mida ma olen ka arutanud erinevad sõpruskonnas ja ka kolleegidega, on see ikkagi endiselt lööb välja see usaldamatus, kuigi see usalduse protsent kohati on päris kõrge, politsei, pääste ja nii edasi. Aga ikkagi inimesed saavad selle sõnumi kätte ja nad hakkavad ise sinna midagi juurde keevitama ja kogukonnas levitama mingit valeinfot. Ei ole mõtet. Ma ei tea, kus see tuleb, aga sellega tuleb ka veel tegeleda. Seda usaldust nagu suurendada. Nii tore, et sa seda mainid, et meil tuleb ka üks saade Marju Lauristiniga, kus me räägime ühiskondlikust usaldusest, et eks me siis räägime temaga ka sellest just läbi selliste kriiside situatsiooni. Aga võtame korra fookuseks veel selle füüsilise valmisoleku, et kas Eesti inimesed on kriisideks valmis? Päästeameti uuringud näitavad, et ei ole. Et 85% ei ole üldse valmistunud. Ja ma ise tutvusringkonnas ka uurin seda või küsin, siis ma ikkagi tunnetan, et päris paljud ei võta seda nagu tõsiselt, aga mul on hea meel, et kui ma nüüd paar päeva tagasi võtsin selle elektri teema jälle sõpruskonna chatis ülesse, siis päris mitmed inimesed läksid poodi asju ostma ja pärast demonstreerisid pilte, mida kõik kokku ostsid, mis on suurepärased asjad, mida et ostnud, et ise ei oleks selle peale tulnud, et ma ei olnud üldse teadnudki, et näiteks on sellised seadmed, mida ma ennem rääkisin, et seda saad autos nagu suppi keeta, paned auto käima ja on selline, mis käib sinna sellesse paneeli sisse ja see on selline nagu veekeetja, mis on nagu elektri oma, aga see käib autoga, et sellised seadmed ja tuttav ütles, et see oli viimane seade, mida ta said, kõik oli ära ostetud juba. Mul oli ainult hea meel, et inimesed nagu ostavad ja valmistuvad. Ja mis on nagu teine on see, et Päästeamet, minu suur on tunnistus on kogu aeg see, et käima läheb see, et inimestele tehakse koolitusi. Tegelikult on vaja, üks on see, et räägid kogu aeg, et ole valmist ja seda sõnumeid ja mine osta 7 päeva toiduvaru, tegelikult on vaja teha koolitusi. Meie kogukonnas, kus mina olen, on ka tehtud koolitusi, esmaabikoolitusi. Meil oli näiteks olnud esmaabikoolitus, metsas ellujäämise koolitus. Väga hea, see on jälle see, mida ma rääkisin, kuidas ekstreemsetes ilmaoludes hakkama saada, kuidas orienteeruda metsas. Siis on see, et koolitused, kuidas nagu, milliseid varusi varuda, mida üldse on vaja nagu silmas pidada kriisides hakkama saamiseks.
mis on probleem, mida mulle Päästeameti kolleegid on öelnud, inimeste aktiivsus on hästi väike. Et inimesed ei tunne huvi, et tuleb koolitusel kohale mingi 20 inimest, kuigi võiks tulla 300 inimest, aga ma arvan, et see võtab veel aega ja võib-olla võiks rohkem ka tekkida selliseid ka vabatahtlikke inimesi, ma loodan ühiskonnas, kes võib-olla ise võtavad ette oma kogukonnas või piirkonnas neid koolitusi läbi viivad. Ma ise olen ka käinud aeg-ajalt kuskil rääkima, see päris huvitav on, sest et tegelikult, mis on seal muidugi väljakutse, on see, et igas külas, igas asumis, igas piirkonnas, Võrumaa, Saaremaa, Tallinn, Virumaa, tegelikult sa ei saa ühe sama slaidi või koolituspaketiga käia, et tegelikult erinevates piirkondades tuleb rääkida riskidest, ohtudest tegelikult erinevalt, sest nad on erinevad, ei saa kogu aeg ühtemoodi rääkida, et kuskil maapiirkonnas tuleb sellest elektrist võib-olla palju tõsisemalt rääkida kui linnapiirkonnas, aga ka linnapiirkonnas tuleb elektrikatkestusest rääkida ja nii edasi. Et lihtsalt see vaja ja teiseks on need erinevad sihtrühmad ongi, maal on inimesed ühtemoodi valmis, linnas on nagu teistmoodi valmis. Et ma loodan, et tekib rohkem ka vabatahtlikke, kes seda enda peale võtavad, sellist koolitamist. Ja mida ma veel arvan, et selle koolitamisel on vaja sellist multitiimi, et ikkagi näiteks kui me räägime nagu mingitest sõjaohus olukorras hakkama saamisest, siis võib-olla on parem, kui seda räägivad Kaitseliidu sellise taustaga inimesed, kes natuke rohkem seda asja teavad, aga mingitest teistest asjadest võib-olla. Eriti on selline multitiim, sest siis ei ole nii, et ei tule ainult üks mingisugune ultrasõjart, kes räägib, et hakkame siin kaevikut kaevama ja teist küljest on ka ikkagi mingi selline inimene, kes räägib ka nii-öelda pehmematest asjadest kriisideks valmisolekul, aga põhiline on ikkagi see, et neile inimestele räägitakse midagi ja kuidas hakkama saada, need koolitusi peaks nagu rohkem olema. Ja võib-olla peaks ka elanikkonna kaitse on olemas gümnaasiumis riigikaitse tunnis, aga võib-olla peaks ka veel põhikoolis võtma mingisuguseid teemasid läbi rohkem, mis inimesi paremini valmistuvad ohuolukordadeks. Ma ise näiteks olen mõelnud, et ka näiteks selline asi nagu karistusseadustiku õpetamine, mingid olulisemad asjad õpetamine noortele tegelikult võib välistada ka nende sattumise erinevatesse ohuolukordadesse. Olgu see seksuaalvägivald, kaklus, vargus, mingi muu teema. Et selle raames võiks siis rääkida ka esmaabist asjadest, et kooliprogrammi võiks nagu rohkem sisse tuua. See ei oleks see, et me valmistume sõjaks, vaid me valmistame inimesi ette eluks. Heaks eluks. Jah, eluks, et nad saavad elus hakkama, sest et nad võivad sellesse ohuolukorda sattuda muuseas ka turismireisil kuskil Tais. Väga paljud reisivad igal pool juba siin Lõuna-Ameerikas, Aafrikas ja nii edasi. Ja me valmistame neid nagu eluks ette ja ka Eestis samamoodi. Hea kuulaja, kui sa oled ise kokku põrganud mõne ühiskondliku probleemiga ja sul on idee mõnest uudsest sekkumisest, mille peaks kindlasti Eestis ära tegema, siis esita see Nula inkubaatorisse. Nula on kodanikuühiskonna sihtkapitali ja Heateo sihtasutuse koostöös sündinud programm, kust leiad toetava kogukonna ja kogenud mentorid, kes aitavad sulle oma idee ellu viia. Inkubaatori lõpuks võid saada ka starditoetuse oma algatuse käima lükkamiseks. Uuri lähemalt veebilehelt nula.ee ja pane oma idee teele. Ja nüüd tagasi episoodi juurde. Ma olen ka ise osalenud sellisest kriisivalmiduse kursustele, nimelt kriisiuuringute keskus korraldas Kopli 93 kogukonnakeskuses eelmine kevad sellise programmi. Ja siis meil olid ka seal näiteks peaasjad, rääkis vaimsest tervisest ja näiteks Naiskodukaitse tegi siis sellise õues ellujäämise kursuse, et ma ütlen küll, et nagu suhteliselt lühikese aja jooksul sai päris paljudes valdkondades nagu küber ja nii edasi sellise nagu üldteadmised, need olid niivõrd universaalselt kasutatavad oskused ja samamoodi näiteks selles õues õppekursusel seal õppisimegi erinevat viisi mingi lõket tegema, et näiteks mingid kriisivarud või sellised tööriistad, mis ma olin endale ostnud, ma ei osanud neid kasutada, aga ma läksin sinna ja siis mingi 2 tunni jooksul sai tegelikult kõik asjad läbi kasutatud ja tekkis nagu selline enesekindlus, et nüüd ma nagu tean päriselt ka, mis vidinad mul on ja kuidas nendega nagu turvaliselt ümber käia ja samas on ju väga julge oli pärast üksi nagu metsa minna matkale, sest et ma olin nagu neid asju juba proovinud. See õues toidu tegemine ka, et üks asi, kõik on Boldi ja Voldiga harjunud ja lihtsalt ei pruugi saada osata enam süüa teha lihtsalt. Et sul on nagu kaerelbepakk, sul on jões, on vesi, mis ma teen nüüd sellega siis nüüd? Ei oskagi mitte midagi teha, tegelikult
peaks oskama nagu. Yeah. Et paljud on kaotanud nagu tegelikult. Üks teema ongi see füüsiline valmisolek, materiaalne valmisolek on kaotatud. Väga paljud tänava inimesed on kaotanud oskuse hakkama saada. Et üks uuring oli ka alles hiljuti lehes, et tänava noored on lihtsalt nagu tehniliselt igati pidi nagu palju nõrgemad, kui oli vanem põlvkond. Ja see lööb jälle kriisides väga tugevalt välja, et sa ei pruugi hakkama saada lihtsalt mingis väikseski ohuolukorras, kui sa ei oska mingeid asju teha. Seisad seal esikus mökk ja tea, kas teha elektrikapp lahti või minna ära või mis ma siin tegema pean. Sest et seal Ukraina näitel ka, sa pead võib-olla nädalate kaupa seal kortermaja hoovis süüa tegema koos naabritega. Lihtsalt ei ole vett, ei ole seda kütet, elektrit ja sa võid ka muul olukorda sattuda, kus sa pead saama kuidagi selle toidu tegemisega välitingimustes hakkama ja just esmaabi on ka hästi oluline, mis ma ise tunnetan, et on väga, peaks tegelikult palju suurem ja mastaapsem olema, sest et kriisides võib just olla väga palju olukordi, kus sa pead ennast ja oma lähedasi aitama selle tervise kaitsel, aga ei oska mitte midagi. Kas ma kujutan ette, et maainimesed on kriisideks natuke paremini valmistunud, et kas see vastab tõele? Ma arvan, maainimestel on see pluss, et neil on üldiselt maainimestel on toitu rohkem varutud, kuidagi tehakse hoidiseid, see on nagu üks osa maainimise elust. Teine on see, milles maainimesed kindlasti on paremad, aga on see, et paljudel on ikka kaevud, ahjud. Aga lihtsalt, mis on jälle üks trend, on see, et üha rohkem inimesi ehitab ka maale selliseid modernseid maju, kus sul on maaküte, mis sõltub elektrist. Kui see elektrit ei ole, sul seda kütet ei ole. Sul on kaevud, mis ka tutvrinkonnas, kus tegelikult sa ei saa ämbriga sealt vett võtta. Sest on mingi auk, kus on mingi pump, kus tuleb vesi. Ja tegelikult ei saa seda vett kätte ja liiks hetk. Aga lihtsalt ongi, et mina olen ka alati öelnud tuttavatele, et lihtsalt ahju kindlasti ei tohiks nagu välja. Et me ei tohiks väga modernseks minna kätte. Linnas on tõesti kõik väga urbaniseerunud, moderne ja seal tekibki see teema, et kust linnainimesed on kindlasti palju haavatavamad. Sest lihtsalt, kui see küte läheb ära, siis on see keeruline, aga mis on rõõm tõdeda, ka nüüd uudised on viidanud sellele, et Tallinn ja Tartu näiteks 2 näidet, suur linna, on väga tõsiselt panustanud vee- ja kaugkütte võrgu toimepidevusse. Need kaugkütte ettevõtte Utilitas, Tartus, Lanne soojus nii edasi. See on rõõm tõdeda, et nad on loonud tingimused, kus linnainimesed saavad ka paremini hakkama kriisiolukorras. Ja lihtsalt seda on tehtud sellepärast, et lihtsalt see on üks normaalne osa linna planeerimisest, et olla kriisideks paremini valmis ja ka väga paljud teised omavalitsused on pingutanud. Kui nüüd korra üle korrata just kriisideks valmistumisel, et siis milliseid organisatsioone kuidagi mäletada, siit kinni haarata, et kas siis keda guugeldada, mida jälgida? No, arvan, et üks kindlasti on see, et kriis.ee on see leht, kus saab väga palju informatsiooni, ole valmis.ee ja see äpp, mida endal alla laadida. Naiskodukaitse on hästi oluline, Päästeamet, kellel on huvi Kaitseliitu astumiseks, Kaitseliit on, ütleme sellised, need on need organisatsioonid, mille kaudu sa saad panustada ise, kus kaudu sa saad ka olulist infot. Eesti Punane Rist, üks väga kasvav organisatsioon. Väga paljudes riikides punased ristid on väga tugevad elanikkonnakaitse organisatsioonid. Meil on ta olnud nagu nõrgem, aga ta väga jõudsalt areneb praegu viimasel ajal. Ja muidugi on see, et kui sa kuskil elad, siis tee endale selgeks, kus on sinu lähim kiirabibaas, kus on lähim päästekomando. See on ka nagu hästi oluline teada, eriti maapiirkonnas ja vajadusel pead kas ise sinna kohale minema, eriti kui kiirabiga on seotud. Et sellised asjad, aga need põhiorganisatsioonid on need. Ja ka näiteks Politsei- ja Piirivalveameti koduleheküljelt saab päris palju juhiseid erinevateks ohuolukordadeks ja Riigi Infosüsteemi Amet. Sealt saab väga palju näiteid küberintsidentide kohta, kuidas neid vältida, kuidas oma küberhügeeni arendada, et mitte sattuda olukorda, kus sul tõmmatakse su konto rahast tühjaks või sinu identiteet varastatakse. Seesama Kriisiuuringute Keskus on teinud ka paar head sükest eestikeelset podcasti episoodi kriisivalmiduse teemal, kus on samamoodi see küberhügeen, Naiskodukaitse räägib seal kriisivalmidusest, nii et soovitan neid ka kuulata, kellele podcastid meeldivad. Aga viimase teemana võtaks korra ette ka ikkagi selle sõjaohu, et ma arvan, inimestel on ikkagi
palju sellist ärevust just sellepärast, et siin on nii palju teadmatust, et see on ka ikkagi kuidagi selline tabu teema veel, et kuidagi küsida kelleltki, et mis ma siis teen, et kuhu ma siis lähen. Ma olen siiani saanudki küsida neid küsimusi ainult nii-öelda valdkonna ekspertidelt ja ma tunnen, et ma saan sellised vastused, mida ma mitte kuskilt mujalt ei ole tegelikult nagu üles korjanud või üles lugenud, et mida sa ütleksid ühele inimesele, et kuidas siis käituda, kui päriselt on sõjaolukord Eestis? Kõige olulisem on kindlasti see, et igas kriisis, aga sõjalises kriisis eriti, on hästi hea, kui sul on ikkagi juurdepääs sellistele olulisetele meediakanalitele, näiteks on ka Eesti Rahvusringhääling, kus sa saad sellist adekvaatset infot, kuidas ja mida teha sellises olukorras. Seal võib tulla näiteks info, et kui sa oled selles piirkonnas, siis palun evakueeru ja lahku sellest piirkonnast. Seal võib tulla infot, et sellist infot on, et see tagab su olukorra teadlikkuse. Teine on see, et ongi see, et kui tõesti sulle antakse suunis evakueeruda, siis võtta seda asja tõsiselt, sest et seda antakse sellepärast, et sinu elu ja tervis on ohus, kui sa ei tee seda. Ja kolmandaks, mida veel öelda, on see, et see evakueerimine või lahkumine sellest ohupiirkonnast võib tähendada ka seda, et kui on võimalus, tunned vajadust, siis sa võid ka ju liikuda kaugemale kui 100 kilomeetrit, võid ka üle mere minna, kui sul on soovi, aga kindlasti usalda seda, et riik ja oma liitlastega teeb endast oleneva, et see sõda sinuni ei pruugi üldse jõuda. Et need on nagu võib-olla põhilised näpunäited, et sõjast ongi nagu keeruline rääkida, sest et keegi ei suuda ette kujutada, milline see sõda välja võib näha. Ukrainas me ju teame, et oleme näinud, et see sõjaline konflikt võib päädida ainult sellega, et on mingisugused õhurünnakud ja võib-olla lõpuks ei toimugi midagi. See võib toimuda ka intensiivse maavägede rünnakuna mingitesse piirkondadesse Eestis ja see eeldab juba seda, et siis need inimesed seal üldjuhul evakueeritakse. Aga see on selline keeruline teema, aga teema, millesse ei pea nagu kindlasti nii tugevalt nagu kinni jääma, et ma olen nüüd kuidagi kangestunud selles olukorras. Aga samas see, et kui sul tekivad need küsimused, et siis proovi nendele küsimustele enda sees nagu vastus leida või küsi kelleltki, kes teab paremini. Et minu jaoks oli kindlasti mingis siuke lohutav ja selgust loo see, et näiteks, et kui ma mõtlen kriisidele, ma olen kriisideks valmis, mul on ka selline kodu, ma arvan ka sellises kohas ja täpselt niimoodi üles ehitatud, et aeg-ajalt meil ikka läheb elekter ära, et mul ei ole sellest suurt asja ja suurt vahet. Ja siis kuidagi tekib see tunne, et kui päriselt peaks nagu mingisugune natuke tõsisem olukord juhtuma, et siis ma kuidagi juba hästi saan seal hakkama ja hakkangi, ma ei tea, võitlen vaenlasega oma koduõel, kui vaja. Aga tegelikult minu jaoks lõi nagu selgust see, et kui ikkagi päriselt on mingisugune, et keegi tulebki valutama sinu kodu, siis mine sealt ikkagi ära, et sealt nagu lase jalga, et ei tekiks nagu sellist nagu väga naiivset, et mina siin nagu koduõuel üksinda jään nagu seda asja ootama, et sellisel juhul ikkagi mine ära sealt nii kaugele kui võimalik. No see on see põhiline soovitus ongi see, et sellest ohukoldest võimalikult kaugele. Ja see ka, et kui jah, see on see põhiline, et siis on sul nagu elu tervis paremas seisus ja keskendu sellele, et sa saad kogukonda aidata, kuidas sina saad selles olukorras aidata kogukonda, jagad seal toitu, aitad lapsi hoida, annad esmaabi, kui kellel on vaja ja hästi oluline on selles oluliselt kokku hoida ja lootust ei tohi kaotada, et ma ütlen, nagu ennem rõhutasin ka, et ega me ei ole üksi selles olukorras, et meil on liitlased ja sõbrad, et meid nagu toetatakse selles olukorras. Ja me loodame seda, et seda ei tekigi sellist olukorda, et meie suunas toimub rünne. Aga meil peavad olema ikkagi mingid plaanid, et kuidas siis hakkama saada. Aga ma arvan, nagu sa ütlesid õieti, et kui sul on need baaskriisioskused olemas, mingid varud, siis sa saad nagu paremini hakkama. Ja teine on see, et see vaimne pool, et vältida toonitada endale ka tõsisemas kriisiolukorras, jääda rahulikuks ja mitte sattuda paanikas, sest see ei aita mitte midagi. Et kui sa oled tormisel merel, mis sa teed, see tormine laine tuleb, siis sa pead kuidagi hakkama saama. Keskendud siis ja
oled rahulik. Ma ei tea, võib-olla osadel on see kuidagi loomulik, et nad jäävad rahulikuks, osadel võib-olla ma ei tea, millest see tuleb, et nad niimoodi. See on tegelikult kriisiteooria ütleb ka, et kui laevaõnnetused on olnud, siis mingi hulk inimesi hullult tegutseb, aitab, päästab, seal on mingi 10-20%. See on väga suur hulk on sellised, kes on täielikult nagu kangestunud. Mitte midagi ei tee. Võitle, põgene, tardu. See sama võitle, põgene, tardu. Et osad siis proovivad hullult põgeneda ja teised on need tarduvad. Ja see tardumise peale ma olen mitu korda silma ette kujutanud seda, kui Estonia katastroofi ka, mida ma hästi noor siis, et seal oli ka väidetavalt olid mingid inimesed, kes olid täiesti tardunud. Nad mitte midagi ei teinud. Et ma arvan, sõjas on sama asi, et nad lihtsalt tarduvad ära mingi hulk inimesega, aga mida rohkem on neid, kes tegutsevad, seda parem on see olukord. Ja ma arvan, Eestis on isegi päris hea seis, et neid tegutsejaid on päris palju, et kaitseliitlus on palju inimesi, abipäästjaid, näiteks üks selline huvitav seltskond, kes võib olla täiesti väga oluline jõustruktuur või abijõud on jahimehed näiteks selline, kes tegelikult, mis on jahimeeste eelis? See relvade tundmine, mis tuleb sõjaolukorras kasuks, aga neil on oskus tegelikult looduses hakkama saada, nad tunnevad loodust ja suudavad nagu võib-olla päris palju inimesi aidata. Kamoriided ja. On olemas, kamoautod ka. Ja põhiline on see, et see rasketes ja ilmastikuoludes hakkama saamine ja suutlikkus hakkama saada. Orientatsiooni oskus. Ja teine just nimelt tunnevad seda loodust, keskkonda, väga palju võivad olla abiks. Et neid inimesi on meie seas, kellel muu seas kas hobide või professionaalse töö tõttu siis on tegelikult olemas need oskused ja ma arvan, on kasulik, kui igal ühel meist on vähemalt kontseptuaalselt välja mõeldud siis see, et milline on see meie roll. Ja vaata, üks paralleel tuli Šveitsist. Šveits on Kesk-Euroopas, teda ei ümbritse Venemaa ega midagi. Siiamaani tohutud investeeringud, tohutud valmisoleku tasemed, olla valmis sõjaolukorraks, varjendid, igas piirkonnas, iga reservväelane, talle teab ühte kohta, kuhu ta oma kuulipilduri või suurtükki ülesse paneb. Mingi totaalne selline mentaliteet, et me peame kogu aeg valmis. Me ei saa usaldada neid naaberriike 100%. Ja normaalselt rahulikult toimivad Iisrael. Ei ole iibe probleeme, et inimesed on mingis tohutus kangestunud, nende araablased ühel hetkel vallutavad ära. Ei, see on meie maa. Me oleme siin enesekindlad, me oleme kõik tagasi, kui vaja on. Et sellist, ma arvan, meil on vaja sellist jõulisemat mentaliteeti ühiskonna sees ja enesekindlust vaja tekitada. Aga see on nüüd riigi roll ka inimestes seda enesekindlust tekitada. Et nad saavad aru, et riik toetab, riik kaitseb ja riik teeb ja riigil on liitlased. Ja siis, kui see enesekindlus tekib, siis võib-olla ei mõelda ka ja räägita nii palju negatiivselt sellest sõjast ja muudest kriisidest ka. Me läheme nüüd lõpu küsimuse juurde, mis on siis see, et kui nüüd eeldada, et kõik, mis me oleme rääkinud, ei pruugi inimestele meelde jääda siit saatest, siis mis oleks need mõned mõtted, mida sa kindlasti sooviks igale kuulajale südamele panna? Mida me ennem ka arutasime, et mõtle läbi see, et võivad juhtuda olukorrad, kus sa satud ebamugavasse olukorda, elekter läheb ära, internet kaob ära, tekib mingi torm, sa satud raskesse ilmastikolusse oma autoga. Mõtle läbi see, et need asjad võivad juhtuda. Sa ei ole võimalik kõike siin maailmas nagu vältida. Ja mõtle läbi, mida sa saaksid selleks teha, et selleks valmis olla. Et lihtsalt soovitused on see, et kui on talve tingimused, siis kui sa liigud ringi erinevate asulate vahel, siis on sul ikkagi mingisugused abivahendid autos olemas. Kodus sul võiksid olla ikkagi mitme päeva mingisugused toiduvarud olemas hakkama saamiseks. Ja tegelikult löö kaasa, kui vähegi võimalik aktiivselt nagu kogukonna elus, sest et kogukond võib olla sinu kaitsekilp kriisiolukorras. Esimene kaitsekilp. Alles teises, kolmandas faasis tuleb võib-olla riik, aga kogukond on see, mis on ülioluline, et ma arvan, mida tugevam meie kogukond, seda tugevam on ka riik. Ja see, mida me ka rõudsime, on see, mida rohkem on see seda networkingut, sõpruskonda, tutvusringkonda, tuttavaid, häid inimesi, keda appi kutsuda, seda kindlamas olukorras oled sa samamoodi, et ma arvan, see hästi oluline on selline aktiivsus kogukonnas, oled sa maal või linnas, et see tagab nagu
hakkama saamise. See on võib-olla see, mida ma rõhutaksin. Ja muidugi see, et hoolitse oma füüsilise vaimse tervise eest ka, et sport, matkamine, loodus, vähem alkoholi ja nii edasi. Et siis oled sa ka nagu parem kogukonna liige ja üldse inimene. Ma ise alati ka mõtlen, et äge oleks olla selline nagu ninja, kes lihtsalt nagu saab hakkama, et iga kord, kui ma trennis käin või ronimas käin või jooksmas käin, siis ma mõtlen ka, et see on mu ninja treening, et see on mu kriisivalmidus ja minu hea elu investeering, eks ole. Aga mul tuli veel üks mõte meelde, et ma arvan, et kui see teema põhjustab kellelegi muret või teeb nagu ärevamaks, et siis ma arvan, igal juhul on kasulik kuidagi see võitle põgene või tardu nagu korraks praegu läbi teha, siis kui tegelikult ei ole millegi pärast otseselt vaja muretseda, et siis on lootus, et kui see olukord päriselt peaks juhtuma, et siis seda tardumist päriselt siis ei juhtuks nii suure tõenäosusega. Ja, et ütleme, rõhutada endale seda, et ikkagi alati on ikkagi see väljapääs ka, looda, ära kaota kunagi lootust, et see et midagi ikkagi, et sa suudad ikkagi sellega hakkama saada, selle olukorraga. Et ei tohi nagu kaotada lootust, optimistlik meelelaad on, kindlasti tuleb kasuks endale toonitada endale seda. Aga aitäh, Priit, selle hästi põneva, sisuka ja kasuliku vestluse eest. Ja aitäh ka meie kuulajatele, vaatajatele, et te olite meiega ning järgmise episoodini.